Poliitika on kui mäkke tõus. Alustada tuleb alt ja ennast tasapisi ülespoole töötada. See nõuab pingutust, järjepidevust ja võimet kohaneda muutuvate oludega. Aga kes üldse on tipp-poliitik? Kas iga Riigikogu liige kuulub sellesse kategooriasse või on poliitika tõeline tipp peaministri, presidendi või erakonna juhi positsioon? Kuigi täpne määratlus võib erineda, on poliitika tipus need, kellel on otsene mõju riigi suunale. Samuti pälvivad nad paljud avalikkuse tähelepanu, figureerides nii ajaleheveergudel kui ka televisioonis. Alustame kõigepealt sellest, et mis aitab poliitilise karjääri mäkketõusu üldse alustada. Esiteks, haridus ja teadmised. Kuigi poliitikuks saamine ei eelda kindlat ülikoolikraadi, annab mitmekülgne haridus olulise eelise. Eriti kasulikud on teadmised riigiteadustest, õigusteadustest, majandusest ja kommunikatsioonist. Lisaks on poliitikas oluline oskus veenvalt esineda ja argumenteerida, mistõttu on avaliku esinemise, suhtlus ja debatioskuste arendamine hädavajalik. Samuti mängib tipp-poliitikas suurt rolli rahvusvaheline suhtlus, mistõttu on keelteoskus üheks võtmeelementidest. Teiseks on oluline võrgustiku loomine ja aktiivne osalus. Edu saavutamiseks on oluline aktiivselt osaleda ühiskondlikus elus ja luua tugev võrgustik. Varajane kaasatus noorte volikogudes ja erakondades pakub väärtuslikku praktilist kogemust ning võimaldab luua kasulikke tutvusi. Lisaks on aktivism ja oma sõnumi levitamine näiteks petitsioonide ja kampaaniate korraldamise näol oluliseks sammuks poliitilise mõju saavutamisel. Vaatame nüüd, milliseid teid mööda isegi saab poliitika tippu tõusta. Esimeseks variandiks on ametlik erakondlik tee. Paljud tipp-poliitikud on alustanud parteisiseselt, võttes esmalt väiksemaid rolle ja liikudes järk-järgult kõrgemale. Näiteks Kristen Michal töötas kõigepealt Tallinna volikogus nõunikuna. Seejärel tõusis erakonna peasekretäriks ning hiljem erinevatele ministrikohtadele. Nüüd on temast saanud Eesti peaminister. Selle tee valimine pakub kõige kindlamat rada tipp-poliitikuna mäetippu jõudmisel. Teine võimalus tipp-poliitikasse jõudmiseks on kodanikuaktivismi või ühiskondlike algatuste kaudu. Näiteks Ukraina president Volodymyr Zelenski tuli poliitikasse väljaspoolt traditsioonilist erakondlikku hierarhiat, kasutades oma meediatuntust. Enne presidendi ametisse astumist oli ta populaarne näitleja ja telesaatejuht. Võrreldes erakondliku hierarhia kaudu tippu tõusmisega on see aga haruldasem nähtus. Seega kokkuvõtteks. Tipp-poliitikuks ei saada üleöö, kuid kui sul on kirg ja tahe midagi ära teha, võib just sinust saada tuleviku liider.